Mitmekihilised õhutõrjesüsteemid pidid olema Iraani eduvõti. Nende kaitsesüsteemidega suutnuks ta piirata USA'd ainult vargpommitajate ja hävitajate kasutamisega. Kõik muu oleks alla tulistatud. Aga need plaanid on ammu surnud. Nüüd tegutsevad Iraanis USA AH-64 Apache helikopterid ja A-10 Warthog ründelennukid. Nad külvavad Iraani sõjaväe peale põrgutuld, aidates seda kaardil pühkida nii uskumatute rünnakutega, et Iraan ei arvanud kunagi, et teda võib niimoodi tabada. Ja kuidas see võimalik on, sest USA on saavutanud Iraanis õhuülekaalu. Kui sa neid tead, siis sa armastad neid, ütles USA sõjaminister Pete Hegseth 26. märtsil, kui ta teatas, et Apache kopterid ja A-10 Warthogid lendavad Iraani õhuruumis karistamatult. Ja Apache ründekopterid sooritavad löögimissioone Iraani õhuruumis ja kogu Hormuzi väinas oma suva järgi, lisas Hegseth. Ja see näitab meile, et Iraanil ei ole õhutõrjes vastust USA õhurünnakutele. Need lennukid ei ole varglennukid, kaugel sellest tegelikult. Hegseth kirjeldab neid kui aeglasi ja madalal lendavaid, vähemalt võrreldes näiteks F-35 ja B-2 Spirit vargpommitajaga. Ja juba see fakt üksi näitab, kui kehvaks on Iraani õhutõrje muutunud. Selliseid aeglasi, madalal lendavaid lähitoetusplatvorme saadetakse ainult siis, kui vaenlasel pole enam arvestatavat õhutõrjet, ütles Hegseth oma avalduses. Ja kuigi see võib tunduda julge väitena, on see enamasti tõsi. Apachid ja A-10 saavad lennata, sest Operation Epic Fury ja Operation Roaring Lee on Iraani õhutõrjele tõsist kahju teinud. 5. märtsiks väitis Iisraeli kaitseväe IDF staabiülem kindralleitnant Ayal Zamir, et 80% Iraani õhutõrjesüsteemidest oli hävitatud või rivist välja löödud esimese 24 tunni jooksul pärast riigi vastu alustatud rünnakuid. See tähendab Iraani jaoks, et neil on alles vaid üksikud õhutõrjepunktid, mis on sageli vaid sõdurid, kes kasutavad õlalt lastavaid õhutõrjerelvi reageerides rünnakutele, mis saavad läbi kiiremini, kui need sõdurid jõuavad reageerida. USA ja Iisrael on muutnud Iraani kihilise õhutõrje praktiliselt ebaoluliseks. Siiski, Zamiri kommentaarid ei anna täielikku pilti. Iraani õhutõrje probleemid algasid juba ammu enne operatsioonide Operation Epic Fury ja Operation Roaring Lion algust. Juba 12. detsembril teatas Forbes, et Iraanil on Iisraeli vastu tõsised õhutõrje puudujäägid ning nagu hiljem teada saime, ka USA vastu. Riigi endine president Hassan Rouhani oli nende kaitsemeetmete hindamisel väga kriitiline, öeldes: Iraani taevas on muutunud vaenlase jaoks täiesti turvaliseks. Meil ei ole enam tõelist heidutust. Meie naaberriikide, Iraagi, Süüria, Liibanoni ja Jordaania õhuruumi kontrollivad kõik Ameerika Ühendriigid ja Iisrael. Teisisõnu, USA'l ja Iisraelil olid baasid Iraanile piisavalt lähedal, et siseneda praktiliselt oma suva järgi juba enne operatsiooni Operation Epic Fury algust. See oli probleem, nagu ka see, et USA ja Iisrael olid juba varem Iraani õhutõrje üle domineerinud. Juunikuu operatsiooni Operation Midnight Hammer ajal, mis viis 12-päevase sõjani Iraani ja Iisraeli vahel, hävitati suur osa Iraani õhutõrjest vaid mõne tunniga. See on tegelik probleem Iraani jaoks. Kuigi 80% riigi õhutõrje hävitamine võib kõlada muljetavaldavalt, on tegelik põhjus, miks Iraan pole suutnud nii suurejooneliselt takistada A-10 ja Apachide lendamist oma õhuruumis, see, et need õhutõrjesüsteemid olid nõrgestatud juba enne, kui need platvormid kohale jõudsid. Ajaks, mil operatsioon Operation Epic Fury algas, teatas Army Technology, et Iraani režiimil oli alles vaid umbes 100 õhutõrjeheitjat ning tundub ebatõenäoline, et need heitjad oleksid olnud ühilduvad kõigi nende rakettidega, mida Iraan oleks soovinud ja vajanud kasutada USA vastu USA õhurünnakute alguses. Iraan oli algusest peale kaotaja rollis. Veidi üle poole aasta polnud kaugeltki piisav aeg, et taastada oma õhutõrjevõrk sellisele tasemele, nagu see oli siis, kui Iisrael ja USA selle juunis rivist välja lõid. See fakt ongi põhjus, miks Apachid ja A-10 suudavad nüüd kogu Iraanis sõjalisi sihtmärke kaardilt pühkida. Kui Iraanil oleks õhutõrje, oleks see võimalik. Ainuüksi Apache on tänapäevaste õhutõrjesüsteemide jaoks lihtne sihtmärk. Teenistuslaega vaid 20 000 jalga peaks seda olema võimalik tabada isegi vanemate Vene ja Hiina õhutõrjesüsteemidega, mis peaksid moodustama Iraani õhutõrjevõrgu. Näiteks S-300, mis me teame, et on Iraanis olemas, suudab väidetavalt tabada sihtmärke kuni 19 miili kõrgusel taevas. Tõsi, see näitaja kehtib S-300 kõige kaasaegsema versiooni kohta. Kuid see on siiski umbes 5 korda kõrgem kui Apache maksimaalne lennukõrgus ja ka vanemad selle süsteemi variandid suudavad välja lasta rakette, mis ületavad Apache teenistuslae kaugelt. Fakt, et Apache üldse Iraanis lendab, näitab, et Hegsethil on Iraani õhutõrje kohta täiesti õigus. Vähemalt suuremas osas on tal õigus. Me ei saa eirata fakti, et 80% ei ole 100%. Iraanil on endiselt mõned õhutõrjesüsteemid, kuigi pole teada, mis need täpselt on ja kus need asuvad.
siiski, nagu Army Recognition märgib, viitab A10 ja Apache'de tegutsemine Hormuzi väina kohal sellele. USA on vähemalt loonud suured kohaliku õhuülekaalu tsoonid. Ja tõenäoliselt suudab ta hoida need kanalid avatuna elektroonilise sõjapidamise, vägede ettepaigutamise ning kõigi õhutõrjesüsteemide mahasurumisega, mida Iraan püüab USA lennukite vastu kasutusele võtta. Ülekaal areneb samuti ülemvõimuks, mis tähendaks, et USA'l on Iraani õhuruumi üle veelgi suurem kontroll. Aga enne kui me selleni jõuame, keskendume sellele, kuidas USA kasutab oma A10-id ja Apache'id Iraanis. Hexeti märkused viitavad sellele, et mõlema peamine fookus on olnud korduvad lennud üle Iraani veeteede, eriti Hormuzi väina kohal. Kui see nii on, siis on need kindlasti platvormid, millel on võimed, mis teevad neist selle konkreetse töö jaoks ideaalsed vahendid. A10, millel on titaanist soomus, mitu dubleeritud lennusüsteemi, võime lennata madalal ning muidugi selle terast purustav GAU-8A 30 mm kahur tundub peaaegu spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud, et tulla toime Iraani poolt kasutatavate kiirete ründepaatidega, mida kasutatakse kaubalaevade vastu, mis üritavad läbi väina purjetada. Kuigi A10 loodi algselt tankitapjana, mis pidi pakkuma toetust maavägedele, on sellest saanud universaalne platvorm, mida saab kasutada siis, kui vaenlase õhutõrje on maha surutud. Kiired paadid saavad A10 kahuritest tugevalt pihta, kuid me ei saa ka alahinnata selle lennuki kasutusvõimalusi ja lööke sihtmärkide pihta Iraani mandri osas. Lõppude lõpuks oleme juba näinud kaadreid, kus A10 kasutab oma kahureid, et purustada Iraani käsilasmilitsiooni poolt Iraagis kasutatud baasi, nii et me teame, et see ründab sihtmärke nii maal kui merel. Selles rünnakus kasutas A10 oma kahurit. Tõenäoliselt on teised näinud, kuidas see kasutab platvormile paigaldatavat kaugmaa ründemoona. See on sõjalennuk, mis suudab kiiresti välja lasta AGM-65 Maverick rakette ning nii laser kui ka GPS juhitavaid pomme, mis mõlemad on mõeldud sihtmärgist miilide kaugusel tulistamiseks, vähendades seeläbi õhutõrjeohtu nende sihtmärkide juures. A10-le saab paigaldada ka AIM-9 Sidewinder rakette, muutes selle õhk-õhkohuks Iraani droonidele ja Iraani õhujõudude vanematele lennukitele. Mitmekülgsus on A10 puhul võtmetähtsusega. Kuigi selle töö Hormuzi väinas võib olla kõige olulisem, kuna see võtab Iraanilt ära ühe peamise hoova, mida nad on püüdnud kasutada operatsiooni Operation Epic Fury lõpetamiseks, tähendab A10 mitmekülgsus, et seda saab kasutada kõikjal Iraanis. Jah, see on haavatav kaasaegsete õhutõrjesüsteemide, näiteks varem mainitud S-300 kuid just siin tuleb mängu Ameerika õhuülemvõim. Nii kaua, kui A10 püsivad neist turvalistest tsoonides, mille USA ja Iisrael on loonud, on see hävitusmasin, mis on varustatud nii suure tulejõuga, et selle sihtmärgid peavad iga tabamuse korral arvama, et maailma lõpp on käes. Mis puudutab Apache koptereid, siis need ei ole päris nii mitmekülgsed kui A10. Küll aga on neil Hellfire raketid ja 30 mm kettkahurid, mis muudavad need taas väga kasulikuks Hormuzi väinas. Apache on piisavalt kiire, et jälitada ja rünnata Iraani kiireid ründepaate. Lisaks on see kopter. See tähendab, et see suudab hõljuda ja lennata piisavalt aeglaselt, et saata USA mereväe ja kaubalaevu, mis üritavad väinast läbi pääseda. Pidev tegutsemine vaenulikus õhuruumis oleks sellele ründekopterile riskantne, kuna selle lennuulatus, kiirus ja haavatavus nii infrapuna kui ka radari juhitavate ohtude suhtes muudavad selle sihtmärgiks. Kuid nagu A10 ei saa ta ka Ameerika Apache'sid tabada. Iraanil lihtsalt ei ole seda, mida oleks vaja nende tabamiseks. Ja see, võib-olla isegi rohkem kui need protsendid, mida Iisraeli kaitsevägi on välja käinud, on tõestus sellest, et kontroll Iraani õhuruumi üle kuulub nüüd USA'le. See, mida me nüüd näeme, on kõrge intensiivsusega kampaania, mida toetavad need vargtehnoloogiate platvormid. Ja just selliseid teemasid me siin sõjasaates käsitlemegi. Kui see on selline ülevaade, mida sa veelgi rohkem soovid, siis kindlasti telli meie kanal, et sa ei jääks ühestki videost ilma. 25. märtsi seisuga on USA rünnanud Iraanis vähemalt 10 000 sihtmärki. See tähendab tabatud sihtmärke, mitte 10 000 laskemoona kasutamist. See on õhurünnakute kampaania nii suurel skaalal, et USA'l oleks võimatu seda läbi viia vaid mõne erineva lennukitüübiga. Suure relvakoormaga platvormid, nagu Ameerika vanemad pommitajad, ja A10 on vajalikud pideva tulejõu hoidmiseks, mis toetab hävitajaid ja vargpommitajaid, kes viivad Iraanis läbi täpsemaid missioone. Mõju Iraani sõjaväele on olnud laastav. Juhtfigure on tapetud järjest, alustades endisest ülemjuhist Ali Khameneist, kes oli üks esimesi Operatsioon Epic Fury ohvreid. USA väidab, et 92% Iraani sõjalaevadest on mängust väljas ning raketistardid on vähenenud 90% võrra tänu sihipärasele kampaaniale nende rakettistardipositsioonide hävitamiseks. Juhtimis- ja kontrollkeskused saavad tugevalt pihta, sama kehtib ka tootmisrajatiste kohta ning A10 tundub olevat kõige keskmes.
Hormuzi väinas peavad kiirkaatrid toime tulema selle mitmekülgse ründelennuki ja Apache kopteri kombinatsiooniga. Maismaal on igal sõjalisel objektil, millel pole õhutõrjet, ja praegusel hetkel tundub, et enamikul neist pole, üsna tõenäoline, et neid külastab mingil hetkel A-10. Eriti Iraani raketitaristu on saanud USA õhuväe poolt tugevalt kannatada. 29. märtsil avaldas ajaleht Washington Post satelliidipildid, mis näitavad kahjustusi, mida on tekitatud mõnele Iraani kõige olulisemale stardipaigale. Jalmiti sõnul on alates Operation Epic Fury algusest vähemalt 29 Iraani ballistiliste rakettide stardipaika kaardil pühitud, mis on suur põhjus, miks Iraani raketistardid on märtsikuu algusest järsult vähenenud. USA on samuti rünnanud Iraani ballistiliste rakettide tootmiseks olulisi objekte. Iraanis eksisteerib terve võrgustik selliseid objekte, mida kõiki juhib Iraani kaitseministeerium ja Islami revolutsiooni kaardiväekorpus. Siiani on USA rünnanud 4 selle võrgustiku kõige olulisemat objekti, mis kõik toodavad kütust ballistilistele rakettidele, mida Iraan soovib toota. Shahrud, Bachin, Hojir ja Hakimiyya on kõik saanud kahjustusi, mis on isegi suuremad kui need, mis neile tehti Iraani 12-päevase sõja ajal Iisraeliga. Need on hästi valitud sihtmärgid. Isegi kõige paremini ehitatud raketid ei lähe kuhugi, kui neil pole kütust ega stardivõimalust. Ja kuna Iraani õhutõrje on nõrgenenud, on Ameerika A-10 koos paljude teiste lennukitega lennanud ja toonud pomme ning kaugelt lastavat laskemoona otse selliste rajatiste südamesse. Aga A-10 jaoks läheb asi veelgi paremaks. Kas sa mäletad, et varem rääkisime sellest, kuidas Iraani õhutõrjevõrgu hävitamise eeltöö tehti ära juba enne Operation Epic Fury algust? Tundub, et A-10 olid Iraani õhutõrje jäänuste hävitamises kaasatud juba Operation Epic Fury päris algusest peale. Army Recognition selgitab, märkides, et üks võtmetegur, miks Apache'd ja A-10 praegu Iraanis on, seisneb selles, et Ameerika saavutas õhuülekaalu juba varakult. Varkplatvormid nagu F-35 ja B-2 Spirit pälvisid operatsiooni esimestel päevadel kogu tähelepanu, kuna need suutsid märkamatult Iraani lennata ja anda tulejõudu olulistele sõjalistele sihtmärkidele. F-22D olid samuti varasemate lainete osa, taas tänu sellele, et neil on varksvõimekus, mis tagab, et Iraani õhutõrje neid alla ei lase. See kõik on loogiline, kuid A-10 kohalolek sel perioodil ei ole seda. Kuid juhtus see, et USA suutis kombineerida nende varkplatvormide kasutamise küber- ja elektroonilise sõjapidamise ehk EW-ga, et nõrgestada Iraani õhutõrjet isegi siis, kui süsteeme endid polnud hävitatud. Iraani radarite ja sensorivõrkude häirimine, mille USA saavutas kõigega alates kosmosepõhistest operatsioonidest kuni elektroonilise sõjapidamise seadmetega varustatud EA-18G Growler lennukiteni, lõi ajutised koridorid, kus õhutõrjeoht oli väiksem. See avas ukse A-10-dele ja hiljem Apache'dele, et nad saaksid sisse liikuda, rünnata vajalikke sihtmärke ja enne Iraani õhutõrje taastumist uuesti lahkuda. See lähenemine loob ka võimaluse, et A-10-id kasutati otseste rünnakute läbiviimiseks Iraani õhutõrjeüksuste vastu, mis olid küber- ja elektroonilise sõjapidamise operatsioonide tõttu häiritud. Selles lähenemises on teatav iroonia. Just see platvorm, mille vastu need õhutõrjesüsteemid peaksid suutma võidelda, on ka nende hävitamise eest vastutav. A-10 ja Apache'd lendavad nüüd Iraani kohal karistamatult, mis näitab, et õhuülekaal, millest oleme rääkinud, on muutumas tõeliseks õhuülemvõimuks. Mõned arvavad, et see on juba Iraanis nii, sealhulgas endine USA keskväe juhatuse ehk CENTCOMi komandör ja CIA direktor David Petraeus. Meid ei muretse praegu eriti Iraani õhu- ja ballistilised kaitsevõimed, seni kuni püsid raskekuulipildujate laskekaugusest kõrgemal ja see tähendab, et saad tõesti täiega tegutseda, väidab Petraeus lisades. Ma väidan, et meil on praegu tegelikult õhuülemvõim, mitte lihtsalt õhuülekaal. Aga ma arvan, et inimesed on õigustatult ettevaatlikud selliste hinnangute avaliku jagamise suhtes. Ettevaatlikkus on tõepoolest oluline. Iraani peamine õhutõrjevõrk võib küll mängust väljas olla, kuid tal on endiselt olemas kuulipildujad ja õlalt lastavad õhutõrjeraketiheitjad, mida me varem mainisime. Need, kes on Ameerika Ühendriikide käsuahela tipus, võivad siiski eelistada rääkida õhuülekaalust, mitte õhuülemvõimust. Aga tegelikkus näib olevat see, et peale üksikute ohtude saab USA saata peaaegu ükskõik millise õhuplatvormi Iraani õhuruumi ja ei kohta praktiliselt mingit vastupanu. Parim, mida Iraan on suutnud teha, on Ameerika E-3 Sentry kahjustamine, kuigi isegi selleks oli vaja raketirünnakut Saudi Araabias asuva baasi vastu, mitte õhutõrjesüsteemist tulistatud raketti. Võib-olla võtab endine CENTCOMi ülem ja USA merejalaväe kindral Frank McKenzie Iraani sõjalise olukorra praegu kõige paremini kokku. Ma arvan, et me täidame seatud eesmärke. CENTCOM viib ellu pika ja ettevalmistatud kampaaniakava. Oleme suutnud Iraani õhutõrje nii palju hävitada, et ma väidan, et meil on enamiku Iraani kohal tõhus õhuülemvõim.
ja see on andnud meile võimaluse minna ballistilisi rakette jahtima, ütleb McKenzie Ameerika Riikliku Julgeolekujuudi Instituudile. See on 2 endist CENTCOM-i ülemat, kes kasutavad sõna õhu ülemvõim, mitte õhu ülekaal. Nad ütlevad seda, mida USA sõjaväe juhtkond praegu välja ei ütle. Siin hakkame nägema, kuidas asjad Iraani jaoks muutuma hakkavad. USA kasutab oma õhurünnakuid, kuid need ei ole enam nii ulatuslikud, nagu me seni oleme näinud. Seda polegi vaja. Enamik Iraani sõjalist infrastruktuuri on juba pihta saanud. Nagu McKenzie märgib, on Iraani ballistiliste rakettide stardi, ladustamise tootmiskohad nüüd peamised sihtmärgid ning nende tabamine on ülesanne, milleks A10 on ideaalne, arvestades selle eemalt kasutatava laskemoona kasutamist. A10 saadetakse Iraani raketiobjektide lähedal asuvatesse turvalistesse õhuruumi piirkondadesse, kus nad lasevad oma laengud välja ja suunduvad seejärel tagasi baasi. Need, kes ei lenda Iraani mandriosa kohal, hakkavad oma aega veetma Hormuzi väinas kiirete paatidega tegeledes, koos Apache helikopteritega, mida Hexet on maininud. Wall Street Journal ütleb, et need 2 platvormi on nii olulised, et need on sisuliselt käivitanud lahingu Hormuzi väina pärast. Tõenäoliselt kulub USA'l mitu nädalat, et puhastada väin Iraani poolt vette paigutatud laevatõrjerakettide positsioonidest, kiirpaatidest ja muudest sõjalistest vahenditest. A10 ja Apache'd tegutsevad väina lõunapoolsetel külgedel, ütleb ühendstaabi ülem kindral Dan Kane. Ameerika liitlased kasutavad samuti Apache'd enesetapuründedroonide tõrjumiseks, väidab Kane. Kui need 2 lennukit ühendada hävitajatega, mida USA Hormuzi väina saadab, saad tulemuseks võimsa tulejõu kombinatsiooni, mis muudab Iraani jaoks Hormuzi blokaadi läbiviimise palju riskantsemaks. Riskantsem? Jah, aga mitte võimatu. Väin on endiselt suuresti blokeeritud ja ainult väike osa kaubalaevu pääseb sealt läbi. President Trump on pikendanud Iraani tähtaega väina täielikuks taasavamiseks 6. aprillini, nii et järgmisel nädalal on tõenäoliselt oodata rohkem A10 ja Apache rünnakuid, et meenutada Iraanile, kui palju tulejõudu USA väina toob. Suur küsimus on, kas Iraan alistub Trumpi nõudmisele. Kui see juhtub, on A10 ja Apache'd oma töö teinud, nõrgestades Iraani positsiooni Hormuzi väinas nii palju, et režiim tunneb, et tal pole enam muid võimalusi. Aga kui Iraan jätkab oma blokaadiga, siis võivad väed minna maale, kus nad võivad rünnata saart Hormuzi väinas ja keskenduda Kargi saarele, mis on Iraani jaoks majanduslik päästerõngas. USA on selliseks operatsiooniks valmistunud. Iraani ajaloo suurim maismaa sissetung võib kohe alata ja sa saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie Operation Epic Fury kajastust. Aitäh vaatamast!